Tere tulemast tagasi vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert eetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja mul on hea meel, et minuga koos on siin täna Liisi Keedus ja Tiina Pajuste. Tere! Tere! Me räägime täna laiemalt siin rahvusvahelisest õigusest ja see on ju super aktuaalne. Iga päev midagi kuskil toimub, poliitikast võiks rääkida, ainult sellest võikski tegelikult rääkida. Aga kui me nüüd lähme sinna õiguse suunale, siis võib-olla alustuseks, et Tiina, sina oled ka meil rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor. Rahvusvaheline õigus, tegelikult ma saan aru, et need suured muutused algasid seal pärast teist maailmasõda, kus olid omad õppetunnid, omad järeldused. Mis ikkagi muutus ja kus me nüüd sellega oleme? Ehk siis rahvusvahelise õiguse sellised fundamentaalsed reeglid on eksisteerinud päris pikka aega, aga teine maailmasõda oli siis sündmus, mis tõesti raputas rahvusvahelist kogukonda. Et selline sõjalise julmuse ja aste oli uus ja see tekitaski sellise olukorra, kus riikidel oli lõpuks selline nagu konsensus, et on vaja reegleid, mis tõesti toimivad ja mis piiravad sellist jõukasutust. Ja seega loodigi ÜRO ja hartasse pandi kirja ka reegel, et ei tohi kasutada sõjalist jõudu või üldse jõudu teiste riikide territoriaalse terviklikkuse ja poliitilise sõltumatuse vastu. Et see oli tõesti selline hetkes, kus nähti, et senine olukord peab muutuma, et me oleme nõus enda tegevust piirama, et siis oleks rahu ja julgeolek võimalik maailmas. Just, et tegelikult sündis selline süsteem. Siit võib-olla teisest küljest ka, et Liisi on meil siis tegelikult poliitikafilosoofia professor. Kuidas poliitika vaates meil praegu sellega on, et kas see rahvusvaheline õigus ikkagi aktiivselt kehtib? Huvitav on see, et ühest küljest see probleem, milles me täna elame ja see olukord, see kriis, nagu sageli öeldakse, on niivõrd aktuaalne ja päevakorras ja nii tundub niivõrd uus, aga teisest küljest mida pea iga päev kohtab Eesti ja rahvusvahelises peavoolumeedias on tukidedese tugevad saadavad korda, mida suudavad ja nõrgad taluvad, mida peavad. See klassikaline tsitaat, mis on rohkem kui 2400 aastat vana ja mida ükskord ka meie endine president Toomas Hendrik Ilves kirjalikult tsiteeris, öeldes tugevad võtavad, mida nad suudavad ja nõrgad annavad, mida nad peavad. Nii, et tegelikult see on see olukord, nagu öeldakse täna, et see olukord on jälle tagasi ja siis tsiteeritakse tukidedest. Et see ei ole midagi uut tegelikult, kus me oleme. Just, et ühest küljest see tundub ka nüüd, ütleme, kõige selline aktuaalsem või täpsem olukorra kirjeldus, aga teisest küljest, kui nüüd tagasi tulla selle rahvusvahelise õiguse ja uue korra loomise juurde peale teist maailmasõda, siis püüti tekitada institutsioonid ja rahvusvaheline õigus, mis takistaks edaspidi nii seda olukorda on ju, kus tugevad saadavad korda, mida nad suudavad, aga teiseks loomulikult ka see, et ennetada järjekordset maailmasõda ja mis täiesti kogemuslik ja iseenesest mõistetav taust, ühest küljest 10 miljonid surid, olid genotsiidid, suur osa vähemalt lääne kogukonnast oli jõudnud selle ühismeeleni, et mitte kunagi enam uuesti, aga teisest küljest oli veel tekkinud üks lisafaktor, mis oli tuumarelv, mis oli täiesti enneolematu olukord, et enam
ei olnud nii, et me läheme ja pommitame ühe riigi maatasa kuskil, vaid täiesti reaalne võimalus, et mingi suur osa ühest maailmajaost või terve maailmajagu muutub inimkonnale väga pikaks ajaks elamiskõlbmatuks, et see oli nagu täiesti uus olukord ja mida ei olnud enam võimalik nagu tagasi pöörata, eks ju, selles mõttes ajalugu või aega ei saanud tagasi pöörata, et see täiesti uus kontekst ja täiesti uus taust ja siis 2 sellist põhimõtet, millele hakati toetuma, oli see, et riigi piire enam peale teist maailmasõda ei muudeta, välja arvatud sel juhul, kui mõlemad pooled on sellega nõus ja teine oli siis tõesti täielik agressiooni ja sõjalise jõu kasutamise keeld, mida praegugi see ÜRO põhikiri sätestab, nii et sõda on nagu põhimõtteliselt illegaalne või seadusevastane ja siis sellel on mõned väga väikesed erandid ja mis täna meie olukorrad aastal 2026 teistsuguseks teeb muidugi on, et need, kes elasid läbi teise maailmasõja, on peaaegu kõik surnud, et meil ei ole enam seda vahetut, meeletut isiklikku kogemuslikku traumat. Absoluutselt, ehk siis tegelikult asjad, mis juba võiksid meile elementaarsed olla ja oleksime jõudnud mingisse punkti ja tegelikult ma saan aru, et ju enamus ajast ikkagi enamus riike seda kõike ka järgib ja et rahvusvaheline õigus meil ju tegelikult toimib. Aga ei saa jätta mainimata, et see, mis meil praegu Ameerika Ühendriikidega ikkagi toimub sellel teemal, see on hästi aktuaalne ja samas on tohutult problemaatiline. Aga võib-olla selles kontekstis, et miks on näiteks praegu ka hästi oluline aeg, et liitlased kuidagi reageeriksid ja tooksid selle samuse rahvusvahelise õiguse mängu? Eks muidugi on varem ka juhtunud seda, et USA ja teised suurriigid rikuvad rahvusvahelist õigust, aga nendel kordadel on väga selgelt teised riigijuhid välja öelnud selle, et see on rahvusvahelise õiguse rikkumine. Et seda ma näen, et see on üks asi, mis on seekord teistmoodi. Et teades Trumpi eripärasid ja kuidas ta võib solvuda ja selle põhjal näiteks 100% tariifi määrata, et tõesti käitutakse teistmoodi, ei julgeta otse välja öelda, et see on rahvusvahelise õiguse rikkumine, mida Trump teeb nii Venezuelas või siis praegu Gröönimaa puhul. Ja see on taktika, mis võib kätte maksta, kuna kui me ei julge välja öelda, et on selge rahvusvahelise õiguse rikkumine, siis võib jääda mulje, et äkki selline käitumine ongi rahvusvahelise õiguse reeglite kohaselt lubatud ja siis me ei saa nõuda ka teistelt riikidelt, et nad ei käituks samamoodi tulevikus. Et on väga selline ohtlik olukord ja sellepärast ongi väga oluline, et meil oleks julgus välja öelda ka oma liitlastele, ka ebamugavas olukorras, kus võivad olla majanduslikud või poliitilised tagajärjed, et nii ei tohi käituda. Olgu selleks kas või suurim liitlane. Just. Aga tõesti, need Trumpi eripärad meil siin korraks nagu tulid mängu ja ma kasutaksin võimalust, et Trump ise on kirjutanud pea 40 aastat tagasi raamatu nimega The Art of the Deal ja seal ta loetleb ka mõned võtmetaktikad. Üks neist on näiteks sea latt kõrgele ja suru, siis täiesti üks taktika on ähvardamine, samuti, et tasub oma valikut hoida avatuna, et eesmärk on alati kasum ja üks nendest on ka see kasuta show'd. Et kas on vale väita, et tegelikult kõik need lükked, mida Trump praegu ka teeb, rahvusvahelise õiguse ignoreerimine justkui, on see mingi show hoopis? Jah, see on keeruline küsimus, et see on show selles mõttes, et seda tehakse väga teatraalselt, aga ma arvan, et Trumpi jaoks ei olegi need reeglid olulised. Et ta võib-olla ei arva tegelikult isiklikult nii äärmuslikult, kui ta välja ütleb, et ma arvan, et ta täpselt kasutabki neid taktikaid, et nõuame absurdset ja vaatame, mis me tegelikult saame, et see esimene nõue on nii suur, et kui vastaspool kas või natukenegi järele tuleb, siis ta saavutab ikkagi väga palju. Ja kahjuks on ka näha seda, et need taktikad toimivad, et mitte tema ei pea kohanema teiste riigijuhtide ja riikide käitumisega, vaid teised riigid kohanevad tema stiiliga ja lasevad tal samamoodi edasi käituda.
et see on tõesti, et selles mõttes on teistel riigijuhtidel on tegelikult ju see manuaal olemas, et näha ja mõista, kuidas ta käitub. Aga meil ei ole seda luksust öelda, et jah, ta bluffib. Et kuna me ei tea kindlalt seda, ta on ka nii ettearvamatu, et ükski riigijuht, kes oma riigi saatuse üle otsustab, ei tunne ennast piisavalt mugavalt või kindlalt, et öelda, et ta kindlasti seda ei tee. Ja ma arvan, et see Venezuela käitumine või Maduro kinnipüüdmine teisest riigist, et see kindlasti näitab seda, et ta on ettearvamatu ja ta teeb asju, mida ei oodata temalt, et on väga keeruline olukord tajuda, et kus tema piirid on. Aga jah, vähemalt mingid sellised tema enda mõtted on vähemalt kuskilt nagu kirja pandud ja saab vaadata. Tõesti, Venezuela ja Gröönimaa on need suuremad teemad praegu, kui me mõtleme rahvusvahelisele õigusele. Aga kas selliseid olukordi saab kuidagi ennetada, vältida? No eks terve rida ju parimaid poliitikuid ja diplomaate sellega tegeleb ja võib-olla Euroopa Liidu üks suurimaid probleeme ongi see, et on oldud kogu aeg reaktiivne, mitte proaktiivne, aga samas see tänapäeval ei saa isegi öelda $1 000 000 küsimus on ju, see ei ole isegi $1 000 000 küsimus, vaid veelgi suurem, et mis proaktiivne tegutsemine siis võiks olla. Ega vastuseid siin ei ole küll, aga minu hinnangul oluline märgata ka seda, nii et arvata, et probleem Euroopa seisukohalt on ainult Trumpis, on võib-olla sama ohtlik kui see, kui eurooplased kogu aeg rääkisid, et Ukraina sõja tuumpõhjuseks on Putin, on ju, või see arvamus, et meil pole on Venemaa ainult sõda, on Putini sõda. Just, et meil on ainult üks autokraatlik türann, kes algatas selle sõja ja küll siis mingi hetk parem osa rahvast justkui astub sellele vastu, et või nüüd arvata, et meil on tegemist ühe hullumeelse presidendiga ja ootame rahulikult ära, tema aeg saab läbi, see kõik läheb mööda, on ju. Et isegi peale, ma ei taha Trumpi Hitleriga võrrelda, aga isegi peale Hitleri kukutamist alguses väga palju räägiti sellest, mismoodi tegemist oli ühe hullu diktaatoriga, hiljem tegelikult pigem on jõutud sellele järeldusele, et see kõik katastroof oli võimalik tänu sellele, kuidas terve ühiskond temaga kaasa läks. Ja kui nüüd Trumpi juurde tagasi tulla, siis pigem see oluline koht ja murekoht on see, et mida teevad vabariiklased laiemalt ja mis on olnud, mitte et ma oleksin USA-Ameerika sisepoliitika ekspert üldse mitte, aga ehmatav on olnud see, mismoodi vabariiklaste seas erimeelsused on olnud äärmiselt madala profiiliga, praktiliselt mitte mingite tagajärgedeta ja kui vaadata konservatiivset peavoolumeediat, Wall Street Journal, Fox News, siis tegelikult toetus Trumpi ka meie jaoks kõige hullematena tunduvatele aktsioonidele on olemas ja vastupanu ei kuskilt ei paista ja USA poliitika korraldusinstitutsioonid on muidugi ka spetsiifiliselt presidendi kesksed, see on tõsi, aga tegelikult ei tasu kogu seda olukorda vaadata kui probleemi, mis võiks laheneda koos Trumpi ametiaja lõpuga. Ja selles mõttes, et kui küsida, et mida siis teha, et proaktiivselt, siis Euroopa võiks olla rohkem suunatud sellele Ameerika konservatiivsele seadusandjale laiemalt ja võib-olla ka sellele peavoolumeediale, et kui tuua näiteks ainult üks küsimus, kas Iraagis, kas Afganistanis olid liitlaste sõdurid eesjoonel või mitte,
mitte. Terve Euroopa meedia kubises sellest, mismoodi liidrid ütlesid, et jah, meie sõdurid said surma, me toetasime Ameerikat, toetame alati. Selle kajastamine konservatiivses peavoolumeedias USA-s oli praktiliselt olematu. Ja see on väga kurb. Ja see on väga kurb. Et see asjade tunnistamine on täiesti omamoodi murekoht siin. Ja et võib-olla on naiivne öelda, et palun liikuge, tegutsege selles suunas, aga see on üks selliseid väheseid asju, mida oskaks hetkel pakkuda. Jah, siit tõesti on hea tähelepanek, et näpuga näitamise asemel seda laiemat pilti näha, et see on see ühiskondlik probleem. Aga selle koha pealt näiteks, kui mõtleme siin mõned aastad tagasi, et ka Venemaa ju enne kui sõda kuulutati välja, nemad nimetasid seda kui siis sõjaline erioperatsioon. Mis taktika see on rahvusvahelise õiguse mõistes? Et oli näha, et Putinil oli õiguslik meeskond teda ette valmistamas, et mõeldi välja erinevad rahvusvahelise õiguse argumendid, et kas vähemuste kaitse, venelaste kaitse välismaal, et see ei ole täiemahuline sõda, vaid see ongi piiratud mahuga operatsioon, et tõesti oli suur pingutus, et tuua esile sellised rahvusvahelise õiguse argumendid, mis toetaks sellist tegevust. Ja sellepärast ongi üllatav näha, et Trump seda ei ole kasutanud, ei ole väga teinud ponnistusi, et näidata, et ta järgib rahvusvahelist õigust. Et tavaliselt ongi kõik need rikkumised, mis on olnud, riigijuhid ja riigid on proovinud väga õigustada ennast rahvusvahelise õiguse reeglitega. Sellepärast tegelikult on see meie kõigi ühine eesmärk, et meil oleks mingid riigid, mis või mingid reeglid, mis kammitsevad sellist vägivalda ja mingi kindlus, mis süsteemis me toimime. Et soovitakse küll ära kasutada neid reeglid oma huvide kaitseks, aga soovitakse, et süsteem säiliks. Ja praegu tundub, et Trumpil ei ole sellist sama soovi. Et ma arvan, et seda näitab ka seda, et ta proovib tekitada kõrvale ühe uue institutsiooni, milleks on siis rahunõukogu. Jah, tegelikult mis ohud sellega kaasnevad, et igasugustest organisatsioonidest saab välja astuda ja samas saab igasugu organisatsioone ka juurde teha, et tõesti see rahunõukogu. Mis ohud sellel on? Just, et ÜRO põhieesmärk ongi rahu ja julgeoleku tagamine ja kui me lõpetame asjade arutlemise ÜRO-s ja kui me hakkame seda arutama sellises piiratud liikmelisusega ja USA juhtimisel olevas organisatsioonis, siis see on väga suur ohukoht, et ÜRO on olnud ainus selline peaaegu kõiki riike hõlmav organisatsioon, kus türannid, diktaatorid ja demokraatlikud riigijuhid saavad koos asju arutada. Ja kui me hakkame seda süsteemi õõnestama, siis see on jällegi selline üks meie süsteemi alustaladest, mis hakkab kõikuma. Ja loodame muidugi, et see uus kogu ei hakka tõeliselt toimima, et sealt ei tule sisulised maailmapoliitikat mõjutavad otsused, et see kogu on ikkagi ÜRO edaspidi. Aga ohumärgid on olemas, kui Trump hakkab seal enda käitumisega seonduvaid asju käsitlema ÜRO asemel, siis kindlasti võib olla sellel ÜRO-d nõrgendav ja julgeolekunõukogu nõrgendav mõju. Siinkohal tasuks veel ära märkida seda, et irooniline on muidugi see, et peale teist maailmasõda ja tegelikult juba peale esimest maailmasõda, kui tekkisid impeeriumide asemel Euroopas rahvusriigid, oli üheks peamiseks arhitektiks selle uue maailmakorra ja just rahvusvahelisel õigusel põhineva maailmakorra arhitektiks loomulikult Ameerika Ühendriigid ise. Ja nende käekiri on domineeriv ilmselgelt selles samas rahvusvahelises õiguses, mida nüüd justkui ignoreeritakse. Ja oluline on veel ka ära märkida seda, et mingis mõttes jällegi meie tänane olukord ei ole absoluutselt pretsedenditu, on ju. Ei ole niimoodi, et justkui peale teist maailmasõda oleks kehtinud, domineerinud rahvusvaheline õigus ja ei oleks olnud
teinud jõupoliitikat ja nüüd järsku see kõik lõppes ära. Et nagu Tiina meie eelnevas vestluses ka ütles, on see, et on olnud alates teisest maailmasõjast riikidel mitmed mängukaardid. Rahvusvaheline õigus on üks neist, jõupositsioonid on teine, jõudude tasakaal kolmas ja nii edasi ja tõesti me oleme ilmselt olukorras, kus see rahvusvahelise õiguse mängukaart on nõrgem kui varem, aga noh, neid kõiki on varemgi kasutatud. Lihtsalt huvitav on see, et loomulikult peale teist maailmasõda see rahvusvahelise õiguse ja selle uue maailmakorra kehtestamine oli USA huvides ja kõik need liitlassuhted ja NATO-d ja nüüd on justkui olukord, et võib-olla või vähemalt USA ise väidab, ei ole see enam sellisena USA huvides. Aga see tegelikult on, ütleme, selline empiiriline küsimärk on ju, kas USA tõesti tahab hakata toimima maailmas, kus võib-olla teised tema vastased liiguvad üksteisele lähemale, veelgi ette ennustamatumas maailmas ja nii edasi, et võib-olla tähendab see mõte USA sellises vasakpoolses peavoolumeedias on juba väga tugevalt olemas, et mõelgem, kas see tõesti on meie huvides, et me räägime ainult oma kitsatest praegustest huvidest või on see, kus maailm on stabiilne, kus on maailmas rahus, äkki see on hoopis rohkem meie huvides. Ja siin huvitaval kombel tuuakse sisse ka Tukidedes, et Tukidedes, keda peetakse reaalpoliitika esisaks, tegelikult seesama Meelose dialoog, kus nõrgemad peavad välja kannatama seda, mida tugevamad neile peale panevad. See, millega vestlust alustasime siin tegelikult. Just täpselt, et see on selle teose keskel ja teljeks, kui ateenlased, meeloslased tugevamatena maha notivad, siis peale seda algab Ateena impeeriumi allakäik, mis lõpeb vähem kui 10 aastaga täielikus alistumises Spartale, eks ju. Et oleks kena, kui mitte ainult demokraatlikud Ameerika poliitikud nii palju Meelose üle arutaksid ja huvitav on veel märkida ka see, et Meelos oli samuti saar nagu Gröönimaa. Et see äratundmine loodetavasti jõuab ka vabariiklaste. Aga täitsa lõpetuseks siia. Kuidas need reaktsioonid meil ikka seni on? Et mida peaks nüüd Euroopa Liit tegema? Ma arvan, et kõige olulisem on ühtsus. Et me paneme seljad kokku ja ütleme välja, et milline käitumine ei ole ka oma liitlaste puhul aktsepteeritav. Et ma saan küll aru, et rahvusvaheline õigus ei ole see ainuke kaart ja riigijuhid peavad arvestama siis poliitilise majandusliku olukorraga ka, aga kui me ei ütle seda välja, siis me annamegi kogu võimu ja selle mängu juhtimise Trumpi kätte, et peab olema, Trumpil on vaja vastu ka tugevat vastast, mitte sellist kõigega leppivat nõrka vastast. Jah, ma olen täiesti nõus. Loomulikult ühtsus oleks peamine võimalus, samas ka ääretult raskesti saavutatav loomulikult. Siin ei ole ühtset retsepti, aga võib-olla oleks hea meelde tuletada, et vaatamata sellele äärmiselt ohtlikule olukorrale, nagu on ka mitu korda öeldud, et tegelikult Eesti ise on paremini ettevalmistatud ja paremas olukorras kui kunagi varem oma ajaloos. Ja tegelikult Euroopas ka vaatamata erimeelsustele valitseb suurem üksmeel kui kunagi varem on valitsenud. Just, et seda ühtsust, seda üksmeelt, sellele me võiksime tegelikult ka rõhuda ja mõelda võib-olla aktiivsemalt. Aitäh! Tõesti, vaid kübekese jõudsime sellest teemast täna lahata, aga aitäh Tiina ja aitäh Liisi, et tulite rääkisite meie rahvusvahelisest õigusest. Aitäh sulle! Aitäh ka teile, kes te vaatasite, kuulasite. Järgmine saade on juba eetris järgmisel kolmapäeval.